USA sõjavägi kasutab Iraani operatsioone maksimaalselt, hävitades raketivarud, stardiseadmed ja kaitsetööstuse ning katsetades uusi, seni nägemata relvi vaenlase vastu. 3 uut relva on tõhusalt kasutatud Iraani sihtmärkide vastu, näidates USA ületamatut jõudu maailmas ja pühendumust oma arsenali uuendamisele ning arendamisele. Siin on lähem ülevaade kõigist 3 relvast, sealhulgas nende tehnilised andmed, võimekus ja kuidas neid seni Iraanis on kasutatud. Esimene ja ilmselt kõige põnevam neist 3 on Precision Strike Missile ehk lühidalt PRISM. Selle raketi lugu ulatub tagasi aastasse 2016, kui mitmed suured kaitsetööstusettevõtted nagu Lockheed Martin, Boeing ja Raytheon teatasid oma plaanist osaleda uue USA armee projektihankel, mille eesmärk oli asendada MGM-140 armee taktikaline raketisüsteem, tuntud ka kui ATACMS. ATACMS-i raketid on olnud kasutusel alates 1991 aastast, tõestades oma väärtust mitmetes konfliktides aastate jooksul, sealhulgas operatsioonis Kõrbetorm ja operatsioonis Iraagi vabadus. Viimasel ajal on neid nähtud Venemaa-Ukraina sõjas, kus Ukraina väed on kasutanud neid olulistes löökides Vene õhutõrjesüsteemide ja laskemoonaladude vastu. Isegi parimad relvad vajavad lõpuks väljavahetamist ning USA armee otsib pidevalt võimalusi ründevõimekuse tõstmiseks. Nad tahtsid rakette, mis viiks ATACMS-is nähtud jõu kaugemale, tagades suurema ulatuse ja kiiruse. Nii alustatigi tööd PRISM-i kallal, kus Boeing ja Raytheon lõpuks võistlusest loobusid, jättes Lockheed Martini selle raketi ainsaks disaineriks ja arendajaks. Algul plaanis Lockheed Martin raketi maksimaalseks tegevusraadiuseks umbes 310 miili ehk 500 kilomeetri. See oli tunduvalt suurem kui ATACMS-i 190 miili ehk 300 kilomeetri ulatus, kuid jäi siiski rangete piirangute sisse, mida dikteeris keskmise tegevusraadiusega rakettide leping. Inen-Flipping, mille USA ja Nõukogude Liit allkirjastasid 1987 aastal, käsitles tuumajõude. Siis 2019. aastal lahkusid Ameerika Ühendriigid INF-lepingust, sillutades teed PRISM-i jaoks, et minna veelgi kaugemale kui algselt plaanitud. 310 miili ei olnud enam ülempiir. See oli baasjoon, kus armee avaldas plaani pikendada raketi lennuulatust üle 400 miili ja tulevikus võib see ulatuda isegi üle 600 miili. Parim on, et nende vahemaade jaoks pole vaja uusi raketilaskeseadmeid. Seda saab tulistada samast M142 mobiilsest suurtükiväe raketisüsteemist, mida kasutatakse ATACMS-i jaoks, kasutades täiustatud tõuketehnoloogiat, mis võimaldab lennata kiiremini ja kaugemale kui eelkäija. PRISM on veel õhem ja voolujoonelisem kui ATACMS, võimaldades igasse moodulisse mahutada 2 raketti ühe asemel. PRISM lendab ligi 2 korda kaugemale kui ATACMS ja 2-kordistab HIMARS-i laskemahu. See võimaldab armeel säilitada HIMARS-i mobiilsuse ja suurendab iga süsteemi tulejõu tihedust. See on suur uuendus ja alles algus. Armee plaanib lähiaastatel viia PRISM-i töövõime piiridest kaugemale ning mitmed arendusetapid on juba käimas. Esimene etapp töötab juba USA ja Austraalia armees, olles lepinguliselt piiratud 310 miili laskekaugusega. Teine etapp, tuntud ka kui maismaapõhine laevatõrjerakett ehk LBASM, viib asja veelgi kaugemale. Mitmerežiimilise otsijaga varustatult suudab see läbida vastase poolt tõkestatud alasid lihtsamini kui algne rakett. See lendab kaugemale hinnangulise maksimaalse lennukaugusega kuni 620 miili ehk 1000 kilomeetrit. Nagu nimigi ütleb, suudab rakett rünnata laevu ning selle mitmerežiimiline otsija võimaldab sihtida liikuvaid sihtmärke erinevalt esimesest etapist. 3. etapp laiendab relvastuse valikut, mida PRISM suudab kanda, tõenäoliselt lisades täiendavaid lõhkemoonatüüpe ning allmoona kasutamise võimalusi, avades uusi võimalusi ründeoperatsioonideks. Arvatakse, et see uus ja täiustatud PRISM omab näiteks lisajõudu, mis on vajalik vaenlase kindlustatud rajatiste hävitamiseks. 4. etapp kahekordistab PRISM-i baasulatuse, parendades varasemate etappide põhjal raketi tõukejõudu ja aerodünaamikat.
saavutades 620 miili ehk 1000 kilomeetri ulatuse. Praegu arenduses olev viimane teadaolev etapp on 5. etapp, mis võimaldab Prismil tulistada autonoomsest sõidukist. Kui etapid valmivad ja integreeritakse, lendab Prism kaugemale, kiiremini ja muutub paindlikumaks, sobitudes laiemasse rakendusvaldkonda. See on muljetavaldav uus täiendus Ameerika arsenalis, nagu Iraani väed avastasid operatsiooni Eepiline raev ajal. SEAL tegi Prism oma ametliku lahingudebüüdi, kinnitas USA keskväe juhatuse ametlik X-konto. Ajaloolise esmakordsusena kasutati operatsiooni Eepiline raev käigus lahingus kaugmaa täppislöögirakette Prism, mis pakkusid ainulaadset süvalöögivõimekust. Admiral Brad Cooper, USA keskväe juhatuse juht, kinnitas, et USA armee tulistas täppislöögiraketi Iraani sihtmärkide pihta. Ta ütles, olen uhke meie vormikandjate üle, kes innovatsiooni abil vaenlasele raskusi tekitavad. Patricia Basilisk, strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse raketikaitseprojekti asedirektor, rõhutas selle hetke olulisust. Ta ütles Business Insiderile, et Prismi debüüt avab uue peatüki armee löögivõimes, pakkudes oluliselt suuremat ulatust ja täpsust. Ta on selles õige. Kuigi meil pole täpseid andmeid selle kohta, millistele konkreetsetele Iraani sihtmärkidele Prismi on kasutatud, pole kahtlustki, et see rakett annab Ameerika vägedele taktikalise eelise. Prism ulatub peaaegu 2 korda kaugemale kui ATACMS, võimaldades tabada märksa laiemat hulka sihtmärke. See lisab Iraanile muret tekitavaid ründevektoreid ja kaitset vajavaid olulisi asukohti ja varasid, samas kui Ameerika saab valida stardipunkte Iraagis ja Pärsia lahe riikides. Veelgi enam, ballistilise raketina suudab Prism lennata väga suurte kiirustega, eriti oma lennu lõppfaasis, kui ta sihtmärgile läheneb. See teeb neist ideaalsed relvad ajakriitiliste sihtmärkide, nagu Iraani õhutõrjesüsteemide ja raketiheitjate vastu kasutamiseks. Kuigi me ei saa olla täiesti kindlad, on tõenäoline, et USA armee kasutas neid rakette operatsiooni esimestes löökides, et põhjustada Iraani õhutõrjevõimekusele lühikese ajaga suurt kahju, hävitades raketiplatvormid ja radarijaamad ning avades sellega tee järgnevatele rünnakutele, võimaldades ka lennukitel turvalisemalt Iraani õhuruumi siseneda. Ja see ei puuduta ainult Iraani. Prism-rakettide kasutamine lahingus on viis, kuidas Ameerika saadab sõnumi teistele võimalikele vastastele, nagu Hiina ja Venemaa, kes jälgivad seda konflikti tähelepanelikult. Neid rakette võidaks tulevastes konfliktides kasutada nii Hiina kui ka Venemaa vastu ning need annaksid USA-le, eriti just kokkupõrkes Hiinaga, suure eelise. Need raketid on loodud arvestades hüpoteetilist konflikti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Piirkonna paigutuse ja geograafia tõttu on maismaalt rakettide väljatulistamise punktid piiratud ning tavaraketid, nagu ATACMSid, ei oleks piisava lennukaugusega, et tabada teatavaid piirkondi ja sihtmärke. Prism-rakettide pikem lennuulatus ja paremad omadused muudaksid need Hiina vägedele suuremaks probleemiks ning annaksid Ameerikale ja liitlastele tugevama mereala tõkestamise võimekuse. Lühidalt öeldes on Prismi debüüt olnud mitmel moel suur edu. See kinnitab aastatepikkuse arendustöö ja suurte investeeringute väärtust, viies armee ründevõimekuse uuele tasemele. See on vaid üks 3 uuest relvast, mida oleme seni Iraanis kasutuses näinud. Aga enne kui vaatame lähemalt teisi 2, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Paberil on Ameerika ja Iraani vaheline vastasseis väga ebavõrdne. USA on juhtiv sõjaline suurriik, kulutades sõjaväele rohkem kui 10 teised riigid kokku. Sellel on parimad sõdurid, arenenum varustus ja ainulaadne strateegiline eduajalugu. Aga Iraanil oli üks suur eelis – droonid. Viimastel aastatel on droonisõja tähtsus kasvanud. Venemaa ostab ja toodab palju Iraani Shahedi droone, mida kasutatakse laastavalt Ukraina sihtmärkide vastu. Iraan on neid Shahedeid tootnud juba aastaid ja töötanud droonitehnoloogia kallal mitu aastakümmet, omades märkimisväärset edumaad teiste riikide ees droonide tootmise ja kasutamise taktikas.
Kui algas operatsioon Epic Fury, olid mõned analüütikud mures, et USA väed ei pruugi olla valmis Iraani drooniohuks. Aga Ameerikal oli varuks trumbikaar, mille nimi oli Lucas, tuntud ka kui madala hinnaga mehitamata lahingurünnakusüsteem. USA relvajõududele USA kaitsetöövõtja Spectreworksi poolt loodud Lucas on ühesuunaline ründedroon, mis põhineb tegelikult Shahadi tehnoloogial. Mingil hetkel 20. aastatel tabati USA ametnike sõnul Shahadi droon, mida uurisid Spectreworksi insenerid. Nad hakkasid drooni pöördprojekteerima Ameerika vägedele Shahadi disaini põhjal sarnast mudelit, kasutades Iraani tehnoloogiat nende endi vastu. Edusammud olid kiired. Vaid mõni kuu pärast programmi ametlikku avalikustamist 2025. aasta juulis jõudsid Lucase droonid juba Lähis-Idas paiknevate USA vägedeni. 2025 aasta detsembris lasti esimene Lucase droon Pärsia lahel. 28. veebruaril operatsiooni Epic Fury avapäeval osales Lucas esmakordselt lahingus. CENTCOMi pressiteade kirjeldab nende süsteemide võimsust ja potentsiaali. CENTCOMi poolt kasutusele võetud Lucase droonidel on ulatuslik tegevusraadius ja need on loodud autonoomseks tegutsemiseks. Neid saab käivitada katapultide, raketistardi ning mobiilsete maa- ja sõidukisüsteemidega. CNN-ile rääkides tunnistas üks USA kaitseametnik ka seda, et Ameerika sõjaväel on ajalooliselt keskendunud suurematele ja kallimatele sõjalistele süsteemidele, mis võisid meie väed panna ebasoodsasse olukorda odavamate ja lihtsamate süsteemide, nagu Iraani kasutatavad kamikaze-tüüpi Shahadi droonid vastu. Kuid Lucasega pöörab USA ametnike sõnul olukorra oma vastase vastu. Sama tüüpi odavate, umbes $35,000 maksvate droonidega, mis on palju odavamad kui raketid ja laskemoon, saab Iraan kogeda enda taktikaid. Ametlikud allikad ei täpsusta, kui palju droone Ameerika vägedel on, kuid kinnitavad, et neid on palju ja juurde on oodata veelgi rohkem. Arvestades, kui odavad ja lihtsad on need droonid ning kui palju raha USA-l sõjaväele kulub, võib ette kujutada lõputult ühesuunalisi ründedroone, mis toodetakse ja saadetakse Ameerika meeskondadele üle kogu Lähis-Ida. Kuigi me ei tea nende täpseid tehnilisi andmeid ega võimekust, on eksperdid analüüsinud Lucas droonide pilte, et nende kohta rohkem teada saada. Nad märkasid, et droonidel on ninasse paigaldatud gimbal-kaamerad ja satelliitühenduse moodulid. See peaks teoorias tegema need Iraani Shahadidest palju paremaks. Satelliitühendus võimaldaks Lucase operaatoritel droone lennuajal ümber suunata, uuendada sihtandmeid või sihtkoha koordinaate ja reageerida lahinguvälja muutustele reaalajas. Tulevikus võib see tehnoloogia toetada tehisintellektil põhinevaid parvetaktikaid, kasutades uusi tehnoloogiaid koordineeritud droonirünnakuteks. Kuigi seda tehnoloogiat veel pole, saaks USA väed piisavalt palju droone omades neid gruppidena käivitada, et küllastada Iraani radareid ja mööduda kaitsevahenditest. Või isegi luua ohutuid teid palju hävitavamatele relvadele, nagu USA ja Iisraeli kaugmaaraketid, et need saaksid läbi liikuda. See omakorda võimaldaks Ameerikal ja tema liitlastel rünnata Iraani kõige tugevamalt kaitstud ja väärtuslikumaid sihtmärke, nagu strateegilised punkrid ja tuumabaasid, suhteliselt lihtsalt. Kõige selle märkimisväärne iroonia seisneb selles, et USA-l ei oleks tõenäoliselt isegi odavaid droone, nagu Lucas, kui mitte Iraani tõttu. Shahed oli Teheraani uhke saavutus, kuid USA täiustas tehnoloogiat ja kasutas seda algse looja vastu. Pole teada, kui palju kahju Lucase droonid Iraanis on tekitanud või võivad tekitada, kuid see on oluline täiendus armee arsenali ajal, mil droonisõja tähtsus kasvab. Kolmas ja viimane uus relv, mis Iraani vastu kasutusele võeti, on tuttava laskemoona Tomahawki raketi värske versioon. BGM-109 Tomahawk maismaaründerakett ehk T-LAM on üks võimsamaid rakette planeedil. Oma erakordse lennukauguse poolest kuulus see igasuguse ilmaga töötav, reaktiivmootoriga allhelikiirusel lendav tiibrakett suudab läbida vahemaid kuni 1000 miili ja sellest kaugemale. Seda kasutavad lisaks Ameerika Ühendriikide mereväele ka Austraalia, Hollandi ja Briti kuninglik merevägi.
Need mereväed kasutavad raketti eri platvormidelt, kuid USA ja Austraalia merevägi kasutavad seda peamiselt pealveesõjalaevadelt. Holland plaanib seda kasutada fregattidelt, Briti kuninglik merevägi ainult allveelaevadel. Tomahawk, mis töötati aastakümneid tagasi välja Johns Hopkinsi ülikooli rakendusfüüsika laboratooriumis, võeti kasutusele 1983. Oleme aastate jooksul näinud mitmeid algse disaini variante, näiteks RGM UGM 109B laevatõrjemudelit aktiivse ravariotsinguga ja RGM UGM 109E taktikalist Tomahawk mudelit. Kuigi neil variantidel olid sageli erinevad tehnilised näitajad ja võimekused, ühendas neid alati värv. Sõltumata täpsest mudelinumbrist või variandist, on Tomahawkid ajalooliselt värvitud udusesse halli tooni, mis on iseloomulik ka paljudele teistele USA mereväe relvasüsteemidele ja varadele. Algas operatsioon Eepiline raev ning merevägi avaldas esimesed lahinguvälja fotod, mis näitasid maailmale enneolematut. Läikiva musta viimistlusega Tomahawk rakett eristus tavapärastest hallidest. USA sõjaväe avaldatud andmete ja raportite kohaselt kasutati seda huvitavat uut varianti rünnakutes, mille eesmärk oli neutraliseerida Iraani õhutõrje ja meresihtmärke, võimalik, et ka mereväebaase Hormuzi väina lähedal. Luureanalüütikud ja meediaagentuurid kinnitasid, et musta Tomahawki kasutati operatsiooni alguses. Ja eksperdid hakkasid peagi jagama oma teooriaid selle kohta, miks rakett oli nii erinevalt ja eristavalt värvitud. Nad mõistsid, et sama musta katet oli nähtud ka teisel USA mereväe arsenali raketil, täpsemalt AGM-158C kaugmaa laevatõrje raketil LRASM-il. Usutakse, et läikiv must viimistlus pole vaid ilu pärast. See toimib madala märgatavusega kattekihina, kasutades radarit neelavaid materjale ja infrapuna summutavaid omadusi, et muuta rakett lennu ajal raskemini avastatavaks. Kuigi esmapilgul võib see tunduda tühise lisandina, on uute Tomahawk rakettide must värv tegelikult oluline uuendus. See parandab raketi suutlikkust merd riivaval lennuprofiilil, suurendades ellujäämisvõimalust, tõenäosust vältida vaheltpüüdmist ja sihtmärke tabada. Traditsioonilise halli värviga oleks Iraani radaritel Tomahawkide avastamine veidi lihtsam, andes neile rohkem aega reageerimiseks, kuid vaheltpüük jääks siiski raskeks. Must värv segab olukorda tõhusalt, muutes Iraani radarite jaoks raketi tuvastamise palju raskemaks, eriti kui see liigub üle ookeanide ja merede. Mustade Tomahawkide kasutuselevõtt näitab USA strateegilist nihet varjatumate tiibrakettide poole, mis parandab läbivust kindlustatud maa-aluste sihtmärkide vastu. On võimalik, et need raketid mängisid operatsiooni algfaasis olulist rolli Iraani radarivõrkude lahtivõtmisel ja hävitamisel, võimaldades järgnevate droonide ja läbimurdvate lennukite rünnakuid. Tõenäoliselt ei teadnud Iraan üldse, mis teda tabas. Kuigi Iraan oli palju investeerinud radaritesse ja õhutõrjesüsteemidesse, ei suutnud ta olla valmis äärmiselt raskesti avastatava Tomahawki rünnaku jaoks, kus raketid möödusid kaitsetest enne, kui reageerida jõuti. Pikas perspektiivis peaksid need raketid parandama Ameerika võimet heidutada merelisi ohte Pärsia lahes ja mujal. Must Tomahawk on tõsine oht iga vaenlase jaoks ning selge näide USA võimest oma relvastust pidevalt täiustada kõige uuenduslikumal ja mõjusamal viisil. Nagu Prism näitab see, kuidas USA suudab rakette ja laskemoona täiustada, säilitades ülekaalu ilma kulutamata palju aega ja ressursse uute stardiplatvormide loomisele. Ameerika vaenlased, nagu Hiina ja Venemaa, arendavad tõenäoliselt juba viise nende rakettide ning operatsiooni Epic Fury käigus seni kasutusele võetud teiste uute relvade tõrjumiseks. USA on alati sammu võrra ees, ei lepi teise kohaga ning püüab oma arsenali tugevdada ning säilitada vaieldamatut maailma ajaloo suurimas jõustaatust. Keegi ei arvanud, et see on võimalik. Suurtükivägi ei ole mõeldud tabama sellist sihtmärki, mida USA just tabas. Aga Ameerika tegi selle ära. Iraani allveelaev on hävitatud. Põhjus ei ole süvaveepommid ega torpeedod. See on sellepärast, et USA suutis võimatut.
Nad kasutasid rakette, mis on mõeldud statsionaarsete maismaa sihtmärkide hävitamiseks, et hävitada mereväeüksus, mis peaks olema nii varjatud, et seda on peaaegu võimatu tabada isegi selleks loodud relvadega. See oli võimatu lask. Ja nüüd Iraani allveelaev, mis arvas end olevat turvalises kohas, on nüüd põhja vajunud viisil, milleks ta kunagi mõeldud ei olnud. Warzone ehk TWZ andmetel, mis ütleb, et USA on kasutanud Army Tactical Missile Systemi ehk ATACMS-i, et tulistada lühimaa ballistilisi rakette Iraani mereväe varade pihta. Mitmed laevad on põhja läinud Ameerika loova raketi kasutuse tõttu, kuigi rakett pole mõeldud sõjalaevade hävitamiseks. Kõige olulisem rünnak ei oleks pidanud juhtuma. Rakett, mis ei taba liikuvaid sihtmärke, hävitas Iraani allveelaeva. Selgitame hiljem, mida USA tabas ja miks see tähtis on. Enne vastame kohe tekkivale küsimusele. Kuidas? ATACMS-i ei olnud kunagi mõeldud tegema seda, mida ta tegi. See on muljetavaldav rakett, mis kannab kuni 500 naelast killu lõhkelaengut. ATACMS on ballistiline rakett, mille maksimaalne lennukaugus on 300 kilomeetrit ehk 186 miili ja mis tabab kiiresti ning tugevalt. Seda saab tulistada nii HIMARS-i kui ka M270 mitmikraketi heitjaplatvormidelt. Missile Threati sõnul on see tänu neile platvormidele teedel liikuv rakett. Mitte, et USA oleks seda mobiilsust kuidagi tõsiselt ära kasutanud, eriti arvestades, et neil ei ole Iraanis oma vägesid. Tõenäoliselt pulistati allveelaeva hävitanud ATACMS välja USA baasist Iraani lähedal asuval sõbralikul territooriumil. USA-l on baasid Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Araabia Ühendemiraatides Pärsia lahe ääres ning need suudavad tõenäoliselt rünnata Iraani läänerannikut. Liikuvus pole nii tähtis, kui USA-l on palju ründevõimalusi, kuid üks asi oleks pidanud ATACMS-i takistama allveelaeva hävitamist. Lockheed Martin selgitab. Armee taktikaline raketisüsteem ATACMS on tavapärane maa-maa suurtükiväerelvasüsteem, mis suudab tabada sihtmärke kaugemal kui olemasolevate armee kahurite, rakettide ja teiste rakettide laskekaugus. ATACMS-i tootja sõnul on see maa-maa, mitte maa-meri relv. ATACMS on väga erinev laevatõrje ja allveelaevatõrje raketist, kuid USA on suutnud muuta selle võimsa lühimaa ballistilise raketi mereväe sihtmärkide vastaseks relvaks. Ühendriikide õhujõudude ühendstaabi esimees kindral Dan Kane rõhutas Pentagonis pressikonverentsil, kuidas USA kasutas suurtükiväge näiliselt võimatu saavutamiseks. Juba selle operatsiooni esimese 13 päeva jooksul tegi meie suurtükivägi ajalugu. Nad lasid välja esimesed kunagi lahingus kasutatud täppislöögiraketid, mis ulatusid sügavale vaenlase territooriumile. Kane ütles enne lisamist, nad on uputanud mitmeid laevu, sealhulgas allveelaeva, kasutades armee ATACMS rakette, tehes seda täpselt ja otsustavalt tänu pidevale treeningule ja usaldusele üksteise ning relvasüsteemide vastu. See on otsekohene allika kinnitus. Kane ei öelnud, mis tüüpi allveelaeva USA ATACMS-iga hävitas. Varsti räägime mõnest ideest. USA-l on Iraani mereväe ees nii suur ülekaal, et ta saab kasutada peaaegu kõiki relvi allveelaevade ja sõjalaevade hävitamiseks, teades, et need ei suuda tema Lähis-Idasse toodud jõuga konkureerida. Iraani merevägi on juba purustatud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, teatas, et USA sõjavägi väitis 11. märtsil, et on juba uputanud umbes 60 Iraani alust. Nende hulgas on paar Moji-klassi fregati. Lisaks on USA rünnanud Iraani kiirpaate, mida kasutatakse kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas, nii et 100 neist väiksematest alustest on mängust eemaldatud. Siin näeme Iraani mereväe täielikku hävitamist. USA on edukalt hävitanud Iraani võime mereväega lahingujõudu kasutada, rakendades 4-etapilist kampaaniat Iraani merel tegutsevate ohtude kõrvaldamiseks. Ameerika merevägi koondas 60 päeva enne operatsiooni Epic Fury mitmeid laevu, sealhulgas lennukikandjad Iraani ümbruse vetesse. Selles etapis korraldas USA logistika ja infoteenused, võimaldades neil koguda luureandmeid Iraani sihtmärkide kohta. Järgmine etapp hõlmas rünnakuid Iraani õhutõrje, õhujõudude ja mereväe vastu, keskendudes laevadele, mida Iraan oleks saanud kasutada USA operatsiooni esimestel päevadel vasturünnakuks. USA ründas veel, hävitades kailad, sadamad ja laskemoonalaod, jättes Iraani mereväe ilma stardipunktide, turvaliste sadamate ja varude täiendamiseta. Lõpuks algasid pidevad rünnakud, sealhulgas USA hävitas mahajäänud Iraani mereväe varad siis, kui see vajalikuks pidas. Iraani allveelaev hävitati 3. või 4. faasi ajal. USA merevägi domineerib Iraani ümbritsevates vetes, välja arvatud Hormuzi väinas.
ja nende ülekaal on nii ilmne, et nad võivad proovida ja isegi sooritada võimatuna näivaid laskeallveelaevade pihta, mis polnud kunagi mõeldud ballistiliste rakettide sihtmärkideks, kuna need raketid on loodud tabama maismaal asuvaid sihtmärke. Varsti selgitan, miks see lask oli nii võimatu. Pole teada, milliseid allveelaevu USA täpselt tabas. Kein pole seda selgitanud. Enam-vähem teame, millised allveelaevad Iraanil on. Nuclear Threat Initiative teatas 2025 aasta septembris, et Iraani Islaamivabariigi mereväel on kuni 30 allveelaeva. Esialgu tundub see muljetavaldav, kuid vähem muljetavaldavaks muutub, kui teada, et neist 24 on mini-allveelaevad. Õigetes kätes on need siiski väga ohtlikud relvad, kuid mitte täismõõdus allveelaevad, mis võiksid kujutada endast suurt ohtu USA mereväele. Ülejäänud 6 on diisel-elektrilised allveelaevad, mis jäävad alla moodsatele tuumaajamiga ründeallveelaevadele, mida kasutab näiteks USA. 3 Tareki-klassi allveelaeva on ümber ehitatud Vene kiloklassi laevadeks. Need liiguvad vee all kuni 17 sõlme. Neil on 533 mm torpeedotorud ja miinide paigaldamise võimekus. 3 Fatih-klassi allveelaeva võeti kasutusele 2019. aasta veebruaris ja 2023. aasta aprillis. Nende kiirus on 14-23 sõlme ning relvastus sarnaneb Tareki-klassiga. Iraan väidetavalt ehitab Bessati-klassi allveelaevu, mis on varustatud õhutõrjerakettidega. Need pole veel päevavalgust ega ookeani sügavusi näinud, seega võib need USA rünnakute nimekirjast välja jätta. Sellegipoolest on tegemist allveelaevastikuga, mida tuleb austada. Mitte tingimata karta, vähemalt võrreldes teiste riikidega, kellel on suured laevastikud, kuid austada siiski. Iraan on arendanud kõiki oma allveelaevu, et varustada need õhust sõltumatute jõusadmetega ja suurendada nende veealust vastupidavust ning ohtu Pärsia lahes. USA pidi allveelaevadega tegelema. Varsti selgitame miks. Küsimus jääb, millist neist allveelaeva tüüpidest USA oma ründevahenditega hävitas? Vastame sellele küsimusele kohe, aga enne seda väike meeldetuletus, et te vaatate sõjasaadet. Nüüd on hea aeg kanal tellida, kui sa pole veel teinud. Nüüd on 2 võimalikku varianti, mida USA oma maa ballistiliste rakettidega tabas. Esimesena on Qadiri-klassi allveelaev, mis on üks neist mini-allveelaevadest, mis moodustavad suurem osa Iraani allveelaevastikust. Varustatud 2 533 mm torpeedotoruga võivad need allveelaevad olla ohtlikud ja me teame, et vähemalt üks neist on USA poolt hävitatud, kuid me saame selle kohe kõrvale jätta. TWZ teatab, et USA keskväe juhatus ehk CENTCOM on tõepoolest avalikustanud löögi, mis näib olevat suunatud Qadiri-klassi mini-allveelaevale. Rünnak tehti AGM-114 Hellfire rakettidega, kui allveelaev oli sadamas, mitte ATACMS-idega, millega rünnati otsitavat allveelaeva. Saame vihje. 5. märtsi videopöördumisest, mille tegi CENTCOMi juht admiral Brad Cooper. Cooperi sõnul on kõige operatiivsemal Iraani allveelaeval nüüd küljes auk. Cooper ei maininud mini-allveelaeva, seega oli see kas Fatihi või Tariki-klassi allveelaev. Ja tõenäoliselt peab Cooper silmas viimast varianti. Kuidas me seda teame? Planet Labsi satelliidipildid näitasid, et üks Iraani 3 Tariki-klassi allveelaevast näis 4. märtsil Bandar Abbasi mereväebaasis põhja lastud olevat. 2. märtsi pildid näitasid, et allveelaev oli veel hiljuti puutumata, isegi pärast esialgseid rünnakuid operatsiooni ajal. 2 päeva hiljem vajus see põhja ja päev hiljem teatas Cooper, et USA lõi Iraani kõige tegevusvõimelisemat allveelaeva nii tugevalt, et sellel on nüüd auk küljel. Millised on need vihjed? Ja need näivad viivat järelduseni, et allveelaev, mida USA tabas, oli Tariki-klassi alus, mis asus sadamas, mis on Iraani peamine mereväebaas ja annab otsese juurdepääsu Hormuzi väinale. Meil on aimdus, mida USA ATACMS-idega tabas. On loogiline, et USA tabas maa-tüüpi ballistiliste rakettidega täismõõdus allveelaeva, mitte väiksemat ja liikuvamat mini-allveelaeva. Aga me pole ikka rääkinud, kuidas USA selle võimatuna näiva tabamuse tegi. Tuletan meelde, et allveelaev on raske tabada ka erirelvadega. Allveelaev VOL on satelliitidele, mida USA kasutaks enne ATACMS-i rünnakut, peaaegu nähtamatu. Iraani allveelaevad kasutavad diiselmootoreid, mistõttu on nad tuuma-allveelaevadest mürarikkamad ja kergemini avastatavad. Aga need soonarid peavad asuma laevadel või allveelaevadel ning allveelaevu jahtivad alused on tavaliselt varustatud torpeedode ja veealuste rakettidega, mis teeksid USA-le võimalikuks Iraani allveelaeva vastu tegutseda ilma ATACMS-e kasutamata. Mis siis juhtus? Mõned vaatajad võivad juba olla pusletükid kokku pannud.
Kui USA tabas Attackmsiga Bandar Abbases Tariq-klassi allveelaeva, oli see võimalik, sest Iraani režiim jättis selle laeva sadamasse Ameerika tuleulatusse. Seda sadamat võivad tabada USA baasid Kataris ja Araabia Ühendemiraatides, kuid Iraani merevägi jättis sinna ühe vähestest töökorras täismõõdus allveelaevadest. Olgu see enesekindlus või rumalus, kuid see on Iraani jaoks suur strateegiline viga. See näitab USA'le, kui edukalt halvati Iraani sõjalist juhtkonda operatsiooniga Epic Fury. Koos juhtimis- ja kontrollkeskustega, mis pidanuks andma käsu tuua nüüd vigastatud allveelaev Bandar Abbasest välja. Iraan andis USA'le paigal seisva sihtmärgi, mille tabamiseks Attackms loodi. USA ütles aitäh ja tulistas raketi mereväe objekti pihta, mis poleks pidanud Attackmsile haavatav olema. See oli allveelaev, mis on mõeldud vee all varjatuks jääma, kuid Iraan jättis selle avalikult sadamasse, kuhu USA relvad ulatuvad. Isegi kui teised riigid ei lubaks baaside kasutamist, teadis Iraan, et Ameerika õhuülekaal lubab saata hävitaja või pommitaja ründama Bandar Abbasi. USA'l oli palju võimalusi, kuid nad valisid kõige julgema, et saavutada hävitus, mis oleks pidanud olema võimatu. Tubli töö, Iraani režiim! Tõeline strateegiline ebakompetentsus. USA ei hävitanud Iraani allveelaeva lihtsalt seetõttu, et suutis seda teha. Allveelaevad on USA jaoks õigustatud sihtmärgid, sest USA võidaks palju, kui kõrvaldab Iraani veealuse ohu, lisaks režiimi juba kogetud alandusele selle rünnaku tõttu. USA hävitas miine paigaldava aluse. See on peamine põhjus. Tariq-klassi allveelaevad suudavad miine paigaldada ja Iraan on suure osa Operation Epic Fury ajal ähvardanud seda Hormuzi väinas teha. USA on teinud kõik, et seda võimalust vältida. 11. märtsil teatas CBC, et USA väitis, et hävitas päev varem 16 Iraani miinipanekulaeva, mis on selge märk, et USA peab hoidma Hormuzi väina neist väga ohtlikest veealustest relvadest puhtana. Iraan on ähvardanud muuta veetee, mille kaudu liigub 20% maailma meritsi müüdavast naftast nii läbimatuks, et see tõstab nafta hinna $200 barreli eest. Juba vähemalt 17 kaubalaeva on Hormuzi väinas pihta saanud, kirjutab New York Times. Miinide lisandumine oleks suur probleem maailma majandusele. Kui miine paigutaks märkamatult liikuv allveelaev, oleks see veelgi suurem probleem. Tariq-klassi allveelaeva hävitamine Bandar Abbases on selles kontekstis väga praktiline. Kui rääkida kaubalaevadest, siis Iraani allveelaevade hävitamine ja siia võib lugeda ka USA poolt hävitatud miniallveelaeva tähendab samuti, et need alused ei saa enam kujutada otsest ohtu laevadele, mis liiguvad läbi Hormuzi väina. Kaubalaevadel ei ole sellist varustust, mis võimaldaks neil tuvastada nende all varitsevaid allveelaevu. Lisaks miiniohule on Iraani allveelaevadel torpeedod, mida võiks tulistada nende laevade pihta, mis üritavad läbida väina, mida Iraan püüab blokeerida. Me ei saa öelda, et see ületaks Iraani võimeid. Iraan on juba tõestanud, et on valmis nendele laevadele otseseid rünnakuid korraldama ning on korduvalt teatanud, et väin on läbipääsuks suletud. Vaid mõned laevad on lubatud läbi, kusjuures Al Jazeera teatel opereerivad neid sellised riigid nagu Hiina, Pakistan ja India. Enamiku maailma jaoks on Hormuzi väin suletud ning Iraani allveelaevadel on relvad rünnakuteks. Tekitas kaubalaevade kaptenites nii palju hirmu, et nad ei julgeks väinu ületada ka sõjalaevade või õhutoetusega. Seega USA eemaldab selge ohu. Kui Iraani kõige lahinguvõimelisemal allveelaeval on auk, ei saa see kaubalaevu kahjustada. See ei suuda kahjustada Ameerika sõjalaevu. Ära unusta, et USA'l on Pärsia lahes mitu lennukikandjat ja sõjalaeva. The National Interest on arvanud, et Iraani Qadiri-klassi allveelaevad võivad lennukikandjale märkamatult läheneda ja seda torpeedode või laevatõrjerakettidega rünnata. Forbes kirjutab 27. veebruaril, et Iraanil puudub piisav jõud Ameerika superlennukikandja uputamiseks. Üks nende allveelaevadest võiks siiski kahju teha ja sellest tulenev propagandavõit kahjustaks USA väiteid Iraani mereväe hävitamisest. Hormuzi väin on Iraani allveelaevajõudude puhul prioriteet. Sõjalaevade kaitsmine, mis võimaldab Ameerikal Iraani mandriosa vastu suunatud rünnakuid jätkata, on kasulik lisaboonus. Mõelge, mis juhtub, kui Iraan proovib parandada kahjustatud allveelaevu. Nende paranduste tegemiseks peaks Iraan paigutama kahjustatud allveelaeva baasi, mis on piisavalt suur, et mahutada seda alust ning kus on olemas vajalikud rajatised nende paranduste läbiviimiseks.
kuid isegi allveelaevade põhihooldus maksab palju raha, nii et allveelaeva parandamine, mis on nii tõsiselt kahjustatud, et selle küljel on auk, ei pruugi olla prioriteet režiimi jaoks, mis peab kogu oma territooriumil tulemaruga toime tulema. Allveelaeva parandamine põhjustab sama probleemi, mis viis Iraani jamasse. See allveelaev peab seisma mereväe baasis, nii et seda ei saa ka vee alla lasta, kui remonditöid tehakse. USA saab ise valida, kuidas paigal seisvat sihtmärki rünnata, mis tähendab, et Iraani remondikatsete korral võib ilmneda rohkem võimatuid laske. Kas tead, mis Iraani režiimi närvi ajab? Kui nende allveelaevad upuvad, sest USA laseb täpselt pihta relvadega, mis pole mõeldud allveelaevade tabamiseks, näitavad USA ja nende allveelaevad Iraanile, kuidas asju tegelikult tehakse. 4. märtsil kinnitas USA sõjaminister Pete Hegseth, et Ameerika allveelaev uputas Iraani sõjalaeva India ookeanis. See laev, mille kohta Hegseth väitis, et see läks vaikselt põhja, kinnitati hiljem olevat Iris Dana. Vähemalt 84 sõjalaeva meeskonnaliiget hukkus Ameerika allveelaeva rünnakus, jättes Iraani mereväe ilma oskuslikust personalist ja veel ühest oma laevast. Kui see pole täiuslik näide USA ja Iraani erinevusest operatsiooni Operation Epic Fury käigus, siis mis oleks? Ameerika allveelaevad hävitavad Iraani sõjalaevu tuhandete miilide kaugusel kodust. Aga Iraani allveelaevad ei suuda isegi sadamast väljuda, enne kui relvad, mis pole kunagi olnud mõeldud laevade hävitamiseks, need uskumatute tabamustega hävitavad. See on USA ülekaal. See on olnud selle sõja lugu alates operatsiooni Eepiline raev algusest. Oleme selles videos kajastanud, kuidas USA käsitles seda, mis peaks olema allveeoht. 1, 2, 3, 4, 5. Luubega ei ole hoonesse sisenenud. Need on 5 suurt lööki, kui USA endis Iraani pihta ühe hoobi teise järel. Režiim oli purustatud. Iraani peamised sõjalised varad hävitatud. USA suutis Iraani vastu midagi, mis ei tohiks olla võimalik ja lõpetas selle kõige rünnakuga võtmetähtsusega territooriumi vastu, mis võib olla platvorm maismaa sissetungiks. Alustame Kargi saarest, sellest võtmetähtsusega territooriumist. 12. märtsil teatati, et USA korraldas Kargi saare vastu massiivse rünnaku. Saar asub vaid 24 kilomeetri ehk 15 miili kaugusel Iraani rannikust. See saar on Iraani naftatööstusele väga tähtis, ehkki USA pole veel naftataristut rünnanud. Ameerika laastuvad rünnakud hävitasid selle saarele rajatud sõjalise taristu. BBC andmetel tabas USA üle 90 sihtmärgi, sehaga raketi- ja meremiini ladusid, õhutõrjesüsteeme, kopterihalli ja lennujaama juhtimistorni. See tähendab Kargi saare täielikku neutraliseerimist, millega Iraan pole rahul. Pärast rünnakut ähvardas Iraan, et kogu saare nafta- ja energiataristu, mis kuulub USA-ga koostööd tegevatele ettevõtetele, hävitatakse koheselt ning muudetakse tuhahunnikuks. See ähvardus näitab, et Kargi saare ründamine kahjustab USA-d rohkem kui Iraani. Nafta on tõepoolest selle saare puhul võtmetähtsusega, kuid mitte nii, nagu Iraan üritab väita. Kargi saar on Iraani jaoks nafta ja gaasi poolest palju tähtsam kui USA jaoks, mida kinnitavad ka numbrid. Euronewsi andmetel on Kargi saar Iraani tähtsaim naftaterminal ekspordisüsteemis. Ligikaudu 90% Iraani toornafta ekspordist liigub selle saare kaudu läbi Hormuzi väina Hiina ja teiste Aasia ostjateni. Muide, pea Hormuzi väina meeles. See, mida USA seal teeb, on üks 5 suurest löögist. Kargi saar suudab täisvõimsusel laadida päevas 1,3–1,6 miljonit barrelit toornaftat. Ja Iraan vajab seda, sest seal on süvaveesadamad, mis võimaldavad supertankeritel seda naftat laadida. Tankerid ei saa Iraani rannikusadamaid kasutada, kuna vesi on liiga madal. BBC sõnul on nafta ja gaas Iraani nõrkeva majanduse jaoks võtmetähtsusega. Riigi režiim kontrollib 10% maailma tõestatud naftavarudest ja 15% maailma gaasivarudest. See teeb energiasektorist ainsa tööstusharu, mis suudab Iraani tõeliselt toetada ajal, mil riik kannatab ränkade sanktsioonide all, mis takistavad tal olla tõhus kaubanduspartner ükskõik millises teises valdkonnas. Iraani naftatulud on viimastel aastatel kasvanud. Tehran Timesi andmetel olid 2024 aasta tulud $46 miljardit, kasvades 14% ja ületades 2023 aasta müüki 5,6 miljardi võrra. Kui 90% Iraani naftast liigub enne eksporti läbi Kargi saare, on selge, et rünnakud seal võivad Iraani majanduse kokku varistada. See majandus polnud heas seisus juba enne USA operatsiooni Eepiline raev.
BBC andmetel on Iraani valuuta väärtus alates 2018. aasta maist USA dollari suhtes langenud 95%. Iraani majanduse seis vallandas detsembri ja jaanuari protestid, mis lõpuks viisid praeguse sõjani. Iraani režiim ei saa lubada Kargi-saare naftarajatiste kaotust. Seda pole juhtunud, sest USA ründas alguses vaid sõjalisi sihtmärke. Esimese laine mainimine näitab, et USA jätab kõik võimalused lahtiseks. Ameerika esmaste rünnakutega hävitati kogu Iraani Kargi-saare kaitsevõime, andes hoiatuse. Järgmisena on naftarajatised, mida USA president Donald Trump on poolnaljatamisi väitnud, et USA võib veel paar korda lihtsalt lõbu pärast rünnata. Iraani režiim ei naera. Nad teavad, et USA'l on Kargi-saarel kontroll ja nad võivad igal ajal uuesti rünnata, et hävitada Iraani naftaeluliin. Kuigi Kargi-saare rünnakud võivad mõjutada Iraani seisundit Hormuzi väinas, liigume edasi suure 5 teise punkti juurde. Iraani hävitatud sõjalised võimed. USA ja Iisrael on pärast operatsioonide eepiline raev ja möörgav lõvi algust purustanud Iraani sõjalist infrastruktuuri. See algab riigi juhtkonnast. 28. veebruaril operatsiooni eepiline raev avapäeval teatas Trump, et tapeti 48 Iraani sõjalist ja poliitilist juhti, sealhulgas endine ülemjuht Ali Khomeini. Niile on järgnenud paljud teised, kuna USA ja Iisrael purustavad Iraani juhtimisstruktuuri, põhjustades segadust kogu Iraani sõjalises vastuses. Sealt edasi näitavad numbrid Iraani režiimi jäänustele väga sünget pilti. Sõjauuringute instituudi teatel väidab Iisrael, et kuni 80% Iraani õhutõrjest on õhurünnakutega rivist välja löödud. Iisraeli kaitsejõud ehk IDF väidavad samuti, et nad on hävitanud umbes 70% Iraani raketiheitetest. See tähendab, et Iraan on kaotanud ühe suurima ohu liitlasvägedele, kes pommitavad tema territooriumi iga päev. Suurema osa õhutõrjest kaotamine tähendab, et Iraan ei suuda takistada USA õhuülekaalu mandri kohal. See on võimaldanud USA'l kasutada lahingus radarile nähtavaid pommitajaid ja ründelennukeid nagu B-1, B-52 ja A-10 Warhawkid Iraanis. Kuna 80% Iraani õhutõrjevõrgust on rivist väljas, saavad USA ja Iisrael oma õhuvägesid operatsioonides rohkem kasutada, kuigi Iraan võib üksikute õhutõrjeüksustega endiselt väikest ohtu kujutada. See on oluline õhujõudude jätkusuutlikkuse jaoks pärast varajaste rünnakute šokki, viidates 1/5 suurest. Ja see tähendab ka seda, et Iraan on sunnitud tegelema järjestikuste rünnakute kuhjuva seeriaga. Paljude õhutõrjesüsteemide hävitamine muudab ülejäänud riigi õhutõrje haavatavamaks. Iga rünnak Iraani sõjaväe osa pihta annab pommitajatele ja ründelennukitele uusi võimalusi tegutseda. Lisaks on raketiheitjad. Iisraeli kaitsevägi väidab, et 70% neist on hävitatud ning oleme näinud selle mõju Iraani ballistiliste rakettide kasutamisel. Iraani raketirünnakute arv on alates konflikti algusest vähenenud. Iisraeli kaitsevägi on selle langust jälginud, teatas Times of Israel. Iraan tulistas esimesel päeval Iisraeli pihta 90 ja järgmisel päeval 60 raketti. Umbes nädal aega pärast seda tulistas Iraan 20 raketti päevas. Nüüd on neid veel vähem. Hävitatud raketilaskeseadmed on selle tulejõu kaotuse peamine põhjus ning see on Iraani jaoks hävitav. Seetõttu ehitas riik enne sõda üle 2000 lühimaa ballistilise raketti ja plaanis neid veel juurde toota. See tahtis raketiparvedega hävitada Iisraeli ja USA, kuid Iraan ei suuda seda enam teha ning vaevu üldse rakette välja lasta võrreldes varasemate plaanidega. Probleemi süvendab, et Iraani droonide stardipaikade rünnakud on vähendanud mehitamata õhusõidukite väljalaskmist 95% võrra, võrreldes operatsiooni Epic Fury esimese päevaga, ütles USA sõjaminister Pete Hegseth. Iraani sõjaline doktriin tugines usule, et nad suudavad neid relvi kasutada. See on ründe ja kaitse poolelt maapinnal halvatud. Asi muutub hullemaks, sest 3/5 suurest on muutnud Iraani merel kasutuks. Aga enne kui sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida soovid näha, siis telli sõjasaade. Me lahkame seda niimoodi iga päev. Nüüd Iraani merevägi. Sel ei lähe hästi. 16. märtsil teatas admiral Brad Cooper, kes on USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi ülem, et USA on hävitanud või kahjustanud üle 100 Iraani mereväe laeva. See on saavutus, sest Global Firepoweri andmetel oli Iraani mereväel enne operatsiooni Epic Fury 109 alust. See tähendab, et USA on Iraani mereväe sisuliselt hävitanud, kui need arvud on õiged. Kui need ei klapi, mis on võimalik, sest Islami revolutsiooniline kaardivägi kasutab palju kiireid paate, mis ei pruugi ametlikult Iraani mereväe koosseisu kuuluda, tähendab see, et USA ründab mereväe sihtmärke üksteise järel.
Iga sellise vahendi hävitamisega väheneb oht USA mereväe kohalolekule Iraani vetes ja nende ümbruses. Samuti väheneb oht, mida Iraani merevägi võib kujutada Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. Jällegi, jääge meiega. See, mida USA praegu selles väinas teeb, on viimane suurest 5. Washington Posti andmetel näitavad satelliidipildid Iraani peamistest mereväebaasidest USA tekitatud kahju ulatust. Bandara baasis, mis on Iraani üks suurimaid sadamaid ja riigi Hormuzi väina strateegia oluline osa, põlevad sõjalaevad ning vähemalt üks Iraani allveelaev näib olevat tuputatud. USA ründab nüüd laevu ka väljaspool Iraani vett, nagu näitab Iris-Tiina juhtum Sri Lanka ranniku lähedal. Sõjalaev asub India ookeani põhjas koos vähemalt 84 USA rünnakus hukkunud meeskonna liikmega. USA hävitas 16 Iraani miinipanekulaeva, mida Iraan kavatses kasutada veealuste miinide paigutamiseks Hormuzi väina, muutes selle kaubalaevadele veelgi ohtlikumaks. See viisikust 3. näide näitab, kui kiiresti võib riigi merevägi halvatuks muutuda, kui vastas on riik paremate laevade ja suurte lennukikandjatega, mis võimandavad korduvaid rünnakuid olulistele sadamatele. Iraan on kaotanud fregate, droonilaevu, allveelaevu, sadamaid, miinipanijaid, merepatrulilennukeid ja väikseid pealveelaevu, ehk peaaegu kogu oma mereväe kaitse USA vastu. See tähendab midagi sarnast sellele, mida me Iraani taevas ei näe. Iraani õhuruumis saavad USA lennukid lennata peaaegu karistamatult. Sama võib nüüd öelda ka Ameerika lennukikandjate ja mereväe löögirühmade kohta Pärsia lahe piirkonnas. Hävingu ulatus on olnud nii tõsine, et Iraan on olukorras, kus ta ei julge osaleda üheski laevapõhises lahingus, kartes kaotada need vähesed ressursid, mis tal veel alles on. See on taandunud kiirete paatide ja mehitamata pinnalaevade rünnakuteks kaubalaevade vastu, mis ei suuda kuidagi takistada USA'd jätkamast Iraani mandriosa pommitamist lennukikandjatelt lähtuva õhuvõimsusega ning pommitajatega, mis lendavad sisse teistest baasidest. Õhuvõimsuse teemal jõuame 4. olulise punktini. Ameerika pidev surve Iraanile tänu tuhandetele Iraani suunduvatele väljalendudele. Me puudutasime seda varem, kui arutasime, kuidas nii paljude Iraani õhutõrjesüsteemide kaotus on võimaldanud USA'l kasutada lennukeid, mida nad poleks võib-olla kasutanud, kui olukord õhus oleks jäänud riskantseks. B-52 pommitajate kasutamine Iraani ründamiseks on võib-olla kõige silmapaistvam näide, sest need üle 70 aasta vanad pommitajad on Ameerika õhuarsenalis ühed kõige vähem vargtehnoloogilised, kuid nad lendavad Iraani kohal, kuna Iraani õhutõrjevõrk on täielikult hävitatud. Wall Street Journal kirjutab, et USA väidab end tabanud üle 7000 sihtmärgi Iraanis. USA sõjaminister Pete Hegseth ütleb, et koos Iisraeli rünnakutega on umbes 15 000 vaenlase sihtmärki. Sõda algas 28. veebruaril ja on kestnud 19 päeva. Iraanis rünnatakse päevas keskmiselt 789 sihtmärki. See on pideva õhurünnakute kampaania definitsioon. USA ja Iisrael on loonud õhurünnakute rutiini, mis võimaldab neil õhuväge roteerida ilma Iraani vastulöögita. Hävituslennuk või mitu neist võivad tõusta lennukikandjalt, sooritada rünnaku, naasta, tankida ja relvastuda ning seejärel mitu korda päevas uuesti välja lennata. Kui seda korrutada 10 hävituslennukitega USA lennukikandjatelt, Iisraelist ja Iraani lähedal asuvatest USA baasidest, tekib pidev rünnakute muster, millele Iraan ei suuda vastata. Kõik see tähendab üle 40 aasta mädanenud sõjaväe ja Iraani režiimi süstemaatilist nõrgestamist ning selle teeb võimalikuks Ameerika õhuvägi. Rünnakuid on liiga palju, et neid kõiki kirjeldada. Rasked olid Kargisaare rünnakud ja peagi võib neid tulla veelgi. USA kasutab Talagan 2 maa-aluse punkri vastu 30 000 naelaseid läbistuspomme. Nüüd, kui Ühendkuningriik lubas USA-l kasutada oma baase, sealhulgas RAF Fairfordi, ei pea Ameerika pommitajate piloodid enam tegema pikki edasi-tagasi lende rünnakute sooritamiseks. Iraani ründamiseks tuleb nüüd läbida lühem vahemaa, sest Atlandi ookeanist saab nüüd mööda minna. See tähendab, et Ameerika pommitajad saavad nüüd Iraani kiiremini rünnata ning ühinevad hävitajate vahetusega. Operatsiooni Epic Fury alguses nägime, kuidas Iraani õhutõrje ja raketivõimekus lammutati. Suure viisiku 4. hävitab USA nüüd raketitootmisrajatisi, maa-aluseid komplekse, juhtimis- ja kontrollkeskusi ning kogu Iraani tööstusbaasi, mida nad leiavad. See pole enam ainult Iraani sõjaväe hävitamine. Eesmärk on teha nii, et Iraani sõjavägi ei suudaks enam kunagi taastuda, vähemalt seni, kuni neid tabab see tohutu õhujõudude laviin. Siiski on Iraanil üks mõjuvõimu allikas, millest ta meeleheitlikult kinni hoiab ja see toob meid tagasi suure viisiku viimase juurde, Hormuzi väinani.
Hormuzi väin on üks maailma tähtsamaid veeteid, eriti meritsi transporditava nafta puhul. Umbes viiendik maailma naftakaubandusest läbib seda väina, mis teeb kokku 21 miljonit barrelit päevas. Ja kuna Hormuzi väin on oma kitsaimas kohas vaid 24 miili lai, on Iraanil seda väga lihtne patrullida. Kuigi väinas liigub mõningane liiklus, toimub see võrreldes sellega, mida me nägema peaksime, vaid tilgakaupa. Põhjus on selge. Iraan on korduvalt ähvardanud ja rünnanud Hormuzi väinas liiklevaid laevu. Väina jätkuva blokeeringu tõttu on nafta hinnad tõusnud üle $100 barreli kohta ja püsivad seal. See on Iraani viimane plaan. Väina blokeerimine ja naftatööstuse kaos ei sunni USA-d taanduma. See ei tööta. Lisaks üleskutsetele liitlastele liituda kaubalaevade kaitsmisega Hormuzi väinas ning kriitikale ja ebamäärastele ähvardustele nende suhtes, kes ei taha sekkuda, on USA keskendunud rünnakutele väina lähedal. 17. märtsil tuli uudis, et USA on hakanud pommitama Iraani raketilaskepaiku Hormuzi väina lähedal punkreid läbistavate pommidega. CENTCOM teatas postituses, et USA väed kasutasid edukalt mitut 5000 naelast sügavale tungivat laskemoona tugevdatud Iraani raketipositsioonide vastu Iraani rannikul Hormuzi väina lähedal. Kuigi see võib tunduda järjekordse rünnakuna Iraani raketilaskepaikade vastu, on need konkreetsed löögid suunatud just selleks, et takistada Iraanil lasta välja laevatõrje tiibrakette, mis võiksid sihtida kaubalaevu väinas. USA pärast Iraani sõjaliste ja juhtimisstruktuuride hävitamist ning majanduse ohustamist kaitseb nüüd üht maailma kõige olulisemat veeteed. Võib tulla veelgi rohkem. USA saadab ka 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse Lähis-Idasse. 2200 USA merejalaväelasega üksus amfiiblaevade ja varustusega jõuab kohal alles märtsi lõpus. Kui see üksus on Pärsia lahe piirkonnas, võib ta rünnata Iraani sõjalisi sõlmpunkte Hormuzi väina rannikul. Juba kahjustatud sadamad ja raketilaskekohad võidakse USA kontrolli alla võtta, luues puhvertsooni õhutõrjesüsteemide paigutamiseks ning vähendades Iraani sisealalt väinale kujutavat ohtu. Kui teised riigid ühinevad USA-ga selle väina kaitsel, nagu Prantsusmaa kaalub teha pärast olukorra rahunemist veeteel, kaotab Iraan oma viimase mõjuvõimu. Iraani režiim loodab, et naftahinna šokk takistab USA tegevust. USA ei allunud survele, vaid vallandas Hormuzi väinas suure viisiku 5. löögi. Neil võib olla veel varuks. Iraan on suurte löökide all murdunud. Suur viisik tõestab, et USA-l on operatsioonis Epic Fury kõik trumbid. Iraani sõjaline infrastruktuur ja režiim nõrgenevad iga päevaga. Kui USA jätkab rünnakuid Hormuzi väina sõlmpunktidele ja Kaagi saarele, halveneb Iraani olukord veelgi. USA õhujõud ja merevägi on Iraani laastanud. Kogu riigi sõjaline infrastruktuur on varemetes ning ka juhtimisstruktuur ei ole palju paremas seisus. USA valmistub viimaseks löögiks. Midagi tuleb ette võtta Iraani rikastatud uraaniga. Delta Force võib olla võtmetähtsusega. USA valmistub maismaa sissetungiks Iraani, mida pole varem tehtud. Eeltöö on tehtud. Kui jääte meiega, selgitame, mida on vaja, et Delta Force saaks Iraani rikastatud uraani neil otse nina alt ära võtta. Iraani sõjavägi on nüüd vaid vari oma endisest hiilgusest, sest USA on riiki laastanud igapäevaste õhurünnakutega, mille vastu Iraanil puudub kaitse. Numbrid on Iraani režiimi jääkidele masendavad. Ütleme jäänused, sest õhurünnakud kõrvaldasid osa režiimi võtmeisikuid. Peemine on endine ülemjuht Ali Khomeini, kes hukkus rünnakulaines, mis käivitas operatsioonid Eepiline raev ja mürisev lõvi. Ja ta pole ainus. Iraani sõjaväebüroo juht, brigaadikindral Mohammad Shirazi ning Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu sekretär Ali Larajani on samuti langenud. Rünnakutes hukkusid kaitseminister Aziz Nazizadi, islami revolutsioonilise kaardiväe ülem kindral Mohammed Pakpor ja relvajõudude staabiülem kindralmajor Abdul Rahim Musavi. See on vaid väike valik. Wall Street Journali andmetel on USA õhurünnakutes langenud kokku üle 1100 Iraani sõjaväelase. Ameerika Ühendriikide väed on Iraanis sooritanud üle 6500 lahingulennu, rünnates kogu riigis enam kui 7000 sihtmärki, lisab ajakiri. USA sõjaminister Pete Hegseth väidab, et koos Iisraeli rünnakutega on tabatud ligi 15 000 sihtmärki. USA väitel on hävitatud üle 100 Iraani mereväealuse ja sõjalaeva, samuti paljud riigi ballistiliste rakettide ja droonide stardiplatvormid.
See on täielik hävitustöö sellise õhuvõimsuse abil, mille olemasolust Iraanil polnud aimugi, kuid see võib tähendada enamat. USA operatsioon Eepiline raev hõlmas enamat kui Iraani sõjalise infrastruktuuri hävitamine. See võib viia Iraani maismaa sissetungini, mis võib alata, kui USA keskendub Iraani rikastatud uraanivarudele, mida ta on aastaid tahtnud ära võtta. Uraani kättesaamiseks ja Iraani režiimi jäänustelt tuumarelvade arendamise võimaluse võtmiseks võib USA saata Delta Force'i. See missioon võiks sõja lõpetada, teatas Telegraph 17. märtsil ning hõlmaks USA niinimetatud tuumakomandode saatmist Iraani tuumarajatisi kindlustama. See missioon oleks riskantne ja nõuaks USA ning Iisraeli eriüksuste tihedat koostööd. Mõlemad on hiljuti tõestanud oma võimekust selles ülesandes. 2024 aastal endise Süüria diktaatori Bashar al-Assadi valitsemise viimastel kuudel tungisid Iisraeli eriüksused Iraani rahastatud maa-alusesse raketipunkrisse Süürias, paigaldasid sinna lõhkekehad ja hävitasid selle. Neil kulus tööks vaid 2,5 tundi. USA eriüksuslaste võimekus ilmes selgelt, kui nad püüdsid Nicolas Maduro tema ihukaitsjate nina alt kinni. Sissepääs ei ole probleem, kuid sellise missiooni puhul on palju enamat kui see. Võib küsida, kas eriüksuse missioon oleks üldse seda väärt. Kui arvestada USA presidendi Donald Trumpi avaldusi Operation Epic Fury esimesel päeval, siis tundub, et Iraani algeliste tuumavõimete äravõtmine on USA jaoks väga kõrgel kohal päevakorras. Trump ütles, see on alati olnud Ameerika Ühendriikide, eriti minu administratsiooni poliitika, et sellel terroristlikul režiimil ei tohi kunagi olla tuumarelva. Ma ütlen seda veel kord, neil ei tohi kunagi olla tuumarelva. Operation Midnight Hammer, mille käigus USA ja Iisrael ründasid 2025 aastal 3 Iraani tuumarajatist, pidi lõpetama Iraani tuumaambitsioonid. Seda ei juhtunud. Trumpi sõnul üritab Iraani režiim jätkuvalt tuumarelvi luua ja see tuleb peatada. Iraan teab, et rikastatud uraan on konflikti peamine hoob. 15. märtsil ütles Iraani välisminister Abbas Araghchi CBS-i saates Face the Nation, ma pakkusin tegelikult välja, et oleme valmis neid rikastatud materjale lahjendama või nagu öeldakse, alla segama madalama protsendini. See oli suur pakkumine ja järeleandmine. Selle väite probleem on selles, et lahjendamist saab tagasi pöörata, rikastamist varjata, kui arvestada sellega. Rahvusvaheline Aatomienergia agentuur hindas, et Iraanil oli 440,9 kilogrammi ehk umbes 972 naela rikastatud uraani. Kuni 60%-ni U-235-ni rikastatud uraan sisaldab lõhustuvat isotoopi, mis võimaldab tuumarelvi valmistada. Enne operatsiooni Midnight Hammer on Iraani raske tõsiselt võtta. Režiim on rikastanud uraani selge eesmärgiga jõuda sinnani, et suudaks ehitada tuumapommi. Iraanil on jätkuvalt rikastatud uraan, tsentrifuugid, dokumendid, teadmised ja muu varustus tuumarelva komponentide loomiseks, hoolimata väidetavast lahjendamisest. See on selge oht. USA oleks ettevaatlik, sest kui need materjalid jäävad Iraani, saab režiim tuumaprogrammi igal ajal uuesti käivitada, kui seda ei kontrollita ega hävitata operatsiooni Epic Fury käigus. See ongi tulemus, mille nimel USA võib nüüd tegutseda. Jalaväe kohalolek muutub tõenäolisemaks ja võib-olla saadetakse Delta Force Iraani tuumarajatisi hõivama. Enne Delta Force'i rünnakut on veel tööd teha. Töö eesmärk on teada saada, kus Iraani rikastatud uraani hoitakse. Ilmselge vastus oleks maa-alused tuumarajatised, mida rünnati operatsioon Midnight Hammeri ajal ja mis näivad olevat uuesti tabatud punkreid läbistavate pommidega operatsioon Epic Fury käigus. Kuid nagu ajakiri The Economist märgib oma 11. märtsi artiklis, mis käsitleb USA eriüksuste ettevalmistusi reidiks, võib Iraani kõrgelt rikastatud uraani peidukoha väljaselgitamine olla keerulisem, kui esmapilgul paistab. Jah, uraan võib olla Fordo, Natanzi ja Isfahani maa-alustes punkrites, kuid need on väga suured ja varem kahjustada saanud. Ole võimalik täpselt teada, kus Iraani uraani hoitakse, eeldusel, et see on endiselt neis maa-alustes rajatistes. Delta Force peab olema valmis otsingooperatsiooniks, mis toob peaaegu kindlasti kaasa vastupanu, kui nad peidikuid otsiksid. Kui Delta Force leiab otsitu, peab ta seda enda kontrolli all hoidma. Võtame näiteks Isfahani. See koht asub umbes 500 kilomeetrit ehk 310 miili sisemaal. Sinna saab Pärsia lahe piirkonnas asuvatelt USA sõjalaevadelt lendavate helikopteritega, kuid vahemaa nõuab tankimist ja arvestamist ajaga, mis kulub vägede saatmiseks USA eriüksusi toetama pärast seda, kui nad on punkri vallutanud.
USA väed võiksid hõivata Iraani lennuvälja, näiteks Badri õhuväebaasi, mis asub vaid 10 kilomeetri ehk 6,2 miili kaugusel Isfahanist, kuid see tähendaks veelgi rohkemate vägede kohalolekut, et toetada operatsiooni Iraani tuumavara hõivamiseks. USA-l oleks vaja suurt lahingugruppi, kuni 1000 sõdurit, et kaitsta iga tuumarajatise ümber perimeetrit. Vajalik on pidev õhukate jälgimine ja õhutankurite voog, et hoida õhus vahendeid maavägede kaitseks. See on vaid ühe objekti jaoks. USA peaks siin tegema suurima erioperatsiooni ajaloos, mitte ainult Iraanis, vaid kogu maailmas. Enne kui läheme sügavamale selle tähendusse, vaatate saadet Sõjaväesaade. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Oletame, et Iraani tuumavarade hõivamine on tõepoolest USA prioriteet. Wall Street Journali andmetel on USA-l eliitmeeskonnad, kes suudavad radioaktiivset materjali konfliktitsoonist eemaldada. See on väga riskantne samm sõjatsoonis, kus sihtmärke pommitatakse iga päev. See tähendab, et USA eriüksused ei peaks Iraani tuumavarjendeid täielikult kontrollima. Kui nad oma operatsioonid hästi koordineerivad, saavad nad kiiresti siseneda, ala kindlustada, uraani eemaldada, hävitada kõik, mida Iraan võiks kasutada lisakoguse tootmiseks ja lahkuda. Paberil tundub see lihtne. Tegelikkuses oleks operatsioon kõike muud kui lihtne. Nii ütleb admiral James Stavridis, endine USA lõunaväejuhatuse juht ja kunagine NATO väejuht. Stavridis väidab, et see operatsioon võiks nõuda potentsiaalselt ajaloo suurimat eriüksuste operatsiooni. Delta Force oleks vaid osa operatsioonist ega pruugi olla tähtsaim. Armee Rangerid või sarnased lahinguüksused tuleks paigutada Iraani tuumarajatiste ümber perimeetrite kindlustamiseks. Kohale tuleks tuua insenerid ja kaevamisseadmed rusude eemaldamiseks, mis ilmselt blokeerivad Iraani tuumarajatiste sissepääsud pärast USA rünnakuid. Vajatakse eksperte miinide ja lõksude kontrolliks ning ameeriklased peaksid hõivama või ehitama ajutise lennuraja Iraani tuumamaterjalide äraviimiseks. See peaks toimuma, kui USA väed viibivad kohas, mis on Iraani rakettide ja droonide ilmne sihtmärk. Mainisime varem, et USA oli selle operatsiooni jaoks juba eeltööd teinud. 15. märtsil teatas Iran International, et USA sõnul on Iraani raketivõimekus langenud 90% ja droonivõimekus 95% võrreldes operatsiooni Epic Fury esimese päevaga. Need numbrid on muljetavaldavad, kuid Iraani raketid ja droonid pole täielikult hävitatud. Kõik Iraani tuumamaterjalide hõivamise erioperatsioonid peavad hõlmama õhutõrjet, tõenäoliselt maapealseid kaitsesüsteeme ja hävitajaid, mis patrullivad baaside ümber, et kaitsta Ameerika vägesid Iraani rünnakute eest. Riikliku julgeolekunõukogu endine Iraani direktor Richard Nephew ütles Wall Street Journalile, et on mures droonirünnakute, isevalmistatud lõhkekehade, saastumisohu ja inimeste kohapeal hoidmise kestuse pärast. USA peab siiski leidma viisi Iraani tuumavõimekuse kõrvaldamiseks. Trump rõhutas, et need võimekused olid operatsiooni Epic Fury üks põhjuseid ja Hexet ütles hiljem, et USA jätab kõik võimalused avatuks. Meil on palju võimalusi. President keskendub tuumavõimekusele ja võimaluste seas on ka see, et Iraan loobub neist, ütles Hexet 13. märtsil. Ideaalne oleks, kui Iraan annaks tuumavara üle. See pole tõenäoline, sest Iraan on seni pakkunud vaid uraani lahjendamist, mitte sellest loobumist. See kõik tähendab, et Delta Force võib valmistuda andma Iraani režiimile viimast lööki ja see oleks tõeline löök. Kui Iraanilt tuumaressursid ära võtta, jääks režiimile USA vastu ainsaks survevahendiks Hormuzi väin. See väin võib alternatiivses stsenaariumis olla oluline, kui USA kasutab merejalaväelasi ja eriüksusi teisiti kui arutatud. Sellest räägime varsti. Enne seda on Iraanis olukord segane, sest režiim väidab, et USA on oma väed Iraani saatnud ja need on kinni võetud. Nädal pärast Operation Epic Fury algust levisid sotsiaalmeedias pildid väidetavalt Iraani vägede poolt kinni peetud Delta Force'i eriüksuslastest. Reuters avaldas 11. märtsi artiklis osa neist piltidest koos suure väitega sotsiaalmeedia postituses. Iraani ametnikud kinnitasid, et USA õhuoperatsioon Teheranis ebaõnnestus ja 173 Delta Force'i sõdurit ning ohvitseri võeti vangi. See on huvitav vaatenurk Iraanis toimuvale. Kuid peagi sai selgeks, et need pildid olid täielik vale. Kes iganes need lõi, ja see peaks sulle vihje andma, ei suutnud piltide alumisest nurgast eemaldada teemantikujulist Gemini logo.
Need pildid loodi tehisintellektiga ja näitavad, et Iraan või muu looja üritab propagandasõda pidada, vihjates sellele, et USA on juba väed kohale toonud ja et Iraan on nad juba kahjutuks teinud. Tegelikult pole kumbki juhtunud. Ja kui Delta Force tõepoolest Iraani suundub, siis tundub väga ebatõenäoline, et riigi sõjavägi suudaks nende vastu midagi ette võtta, eeldades, et USA annab nende eriüksuslaste tööks Iraani tuumarajatistes kogu vajaliku toe. Aga võib-olla need rajatised ei olegi tegelikult see, mis on USA päevakorras. Me mainisime hetk tagasi, et Hormuzi väin võib olla võtmetähtsusega USA otsuses saata väed koha peale. Ja kuigi see arutelu Delta Force'i kohta võib praegu olla teoreetiline, siis see, mis pole teooria, on see, et USA saadab praegu merejalaväelasi Iraani. 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksus ehk MEU liigub Indo-Vaikse ookeani piirkonnast Lähis-Idasse, mis viitab USA soovile hoida võimalused avatuna ja jätkata Iraanis tehtud ettevalmistustega. Üksuses on 2200 merejalaväelast, teatab ABC News, ja see peaks Iraani jõudma märtsi lõpus. Olete ilmselt märganud, et see pole Delta Force, mis tähendab, et Iraani suunduv MEU ei tungi riiki tuumarajatisi hõivama. Kui mitte tuumaobjektid, siis mis? ABC arvates võib 31. MEU minna Iraani rannikule Hormuzi väina piirkonnas reide korraldama. See puudutab kontrolli Hormuzi väina üle, kust liigub 20% maailma meritsi veetavast naftast ning mida Iraan on tõhusalt blokeerinud, rünnates kaubalaevu, mis üritavad sealt läbi sõita. USA on juba ettevalmistusi teinud. 18. märtsil teatas Independent, et USA sihib Hormuzi väina lähedal rannikualasid punkribombidega. Tundub, et eesmärk on hävitada raketilaskekohad, mis Iraanil nendes rannikupiirkondades veel alles on, vähendades seeläbi ohtu kaubalaevadele, mis üritavad sellest veeteest läbi sõita. USA hävitab raketipositsioonid, et need ei ohustaks merejalaväelasi, keda USA võib valmistuda saatma väina ranniku teistesse eraldatud paikadesse. Sellisel viisil vägede maale toomine oleks hoopis midagi muud kui Delta Force'i saatmine tuumarajatiste hõivamiseks. Võime näha, kuidas USA valmistub looma Hormuzi väina rannikule oma de facto mereväebaase, võib-olla Iraani rannikul asuvaid sadamaid üle võttes. See võimaldaks USA'l koos kõigi liitlastega, kes otsustavad nendega ühineda, kaitsta väina ja samal ajal võtta Iraanilt võimaluse saata kiirpaate veeteele kaubalaevu ründama. Sadamad ja tuumarajatised on statsionaarsed sihtmärgid Iraani rakettidele ja droonidele. Punkripommirünnakud raketi stardipaikadele rannikualadel võivad sellele probleemile vastuseks olla, mistõttu nimetasime seda tegevust võimaliku eeltöö tegemiseks. Delta Force ja teised eriüksused võivad selles lähenemises rolli mängida, kui USA neid kasutab. Iraani drooni ja kiirpaatide rajatised Hormuzi väina ääres saavad endiselt käske rannikul asuvatelt juhtimis- ja kontrollpunktidelt. 30. või 31. merejalaväe ekspeditsioonüksus võib võtta Iraani sadamad üle ja luua perimeetreid, nagu tuumarajatiste arutelus mainitud Delta Force. Mereveesiilid või rohelised baretid kasutavad kontrollitud sadamaid, et liikuda sügavamale rannikule ning hävitada juhtimis- ja kontrollpunktid. Kõik senised variandid on täpsed ja sihitud, mitte täiemahuline sissetung Iraani. USA ründab režiimi mõjuvõimu, sihtides Hormuzi väina või Iraani tuumarajatisi. Iraani juhid ei saa kumbagi kaotada, sest ilma selle mõjuvõimuta, mida need kaks vara neile annavad, kaoks nende niigi ebakindel läbirääkimispositsioon. Seega ei pruugi me näha täiemahulist sissetungi Iraani. Kui USA teeb ühe või mõlemad täppislöögid, vajab ta ikkagi tuhandeid sõdureid positsioonide hoidmiseks samal ajal, kui Iraani režiimile antakse lõplikke lööke. Kas Iraan ja USA on selleks valmis? Võime peagi vastused teada saada, eriti kui Iraan jätkab tuumavarade loovutamisest keeldumist. Iraan arvas, et tal on plaan kasutada rakette ja droone, et tekitada USA'le kahju ja peatada operatsioon Epic Fury. Iraan eksis. Samal ajal kui Iraan kasutab tavarelvi, on USA just alustanud kosmosesõda. Tehnoloogia, mis on nii futuristlik, et seda ei tohikski olemas olla, hävitab osa Iraani kõige tähtsamatest relvadest ja laguneval Teheraani režiimil pole selle vastu midagi teha. USA kasutab satelliite, et hävitada Iraani raketistardipaigad. Kuigi tahaks öelda, et USA'l on kosmoselaser, mis tulistab avastatud paikadele kohe, see pole veel nii. USA tegutseb sama leidlikult, avastades ja hävitades Iraani stardipaigad minutitega kohe pärast nende kasutamist. Kuna Iraani sõjaline infrastruktuur on suures osas hävinenud, peab Iraan nüüd rakette tulistama üksikutest kohtadest. Iraan peab olema ettevaatlik, sest USA hävitajad ja pommituslennukid patrullivad, mistõttu tuleb raketid välja lasta turvalisest kohast.
see peab olema piisavalt kiire, et Iraan jõuaks raketid välja lasta ja raketilaskeseadmed varju viia enne vastulööki. See sobib Iraanile, kui õhutõrjeradarid annavad märku, et oht puudub. Neil on aega raketid välja lasta enne USA hävitaja saabumist. Just nii Iraan arvabki, kuid samal ajal kui raketilaskeseade välja veeretatakse ja rakett välja lastakse, toimub sügaval kosmoses midagi, millest Iraan ei tea. Maa orbiidil liiguvad USA kosmoseväe hallatavad satelliidid. USA kosmosevägi loodi president Donald Trumpi esimesel ametiajal 2019. aastal. Need satelliidid jälgivad pidevalt infrapunaanduritega. Iga Iraani raketi stardil tuvastavad satelliidid nende soojusjäljed. Hetkega määratakse stardikoht ja raketi heitja asukoht. Õhutõrjesüsteemid aktiveeritakse nii kiiresti, et Iraani rakett hävitatakse enne, kui see sihtmärgini jõuab. See on Iraanile halb. Uut ebaõnnestunud raketistarti pole tal praegu vaja, eriti kui USA ja Iisrael on sulgenud Iraani plaanitud küllastustaktika. Sellest räägime varsti lähemalt. Iraan ei arvestanud, et kosmoses tuvastatud soojusjäljed võivad põhjustada raketistartide hävitamise juba maapinnal. Kui USA satelliit tuvastab raketilaskeseadme, saadab see andmed hävituslennuki piloodile, kes jõuab minutitega kohale ja tulistab kaugmaa raketi. Iraani sõdurid, kes raketi välja lasid, ei jõua vastust isegi märgata, enne kui rakett tabab. Laskeseade plahvatab ja järjekordne osa Iraani raketi infrastruktuurist võetakse rivist maha. See on sõda, mida Iraan ei arvanud kunagi, et peab pidama. Tehnoloogiline lahing Ameerika Ühendriikidega, kellel on varuks palju rohkem trikke, kui keegi oleks osanud oodata. Ja kuigi on veel mitmeid viise, kuidas USA kasutab kosmost Iraani purustamiseks, millest räägime peagi, on just nende soojusanduritega satelliitide olemasolu võib-olla suurim oht, mida USA Iraani raketipõhisele strateegiale kujutab. New York Posti sõnul jälgitakse Iraani raketistarte satelliitide ja maapealsete sõlmpunktidega. Raketi väljalaskmisel jälgivad Ameerika satelliidid automaatselt infrapunakiirguse abil tekkivat soojust. Maapinnal, peamiselt Ameerika Ühendriikides, mitte Lähis-Idas, töötavad meeskonnad raadomites ööpäevaringselt. Erilised radariküüpolid, mis meenutavad maasse maetud hiiglaslikke golfipalle, võtavad vastu kosmoseväe satelliitidelt teavet ja arvutavad rakettide trajektoore ning lähtemiskohti. See tehnoloogiate kombinatsioon on väga tõhus, võimaldades Iraani sadu rakette hävitada juba enne sihtmärkideni jõudmist. Ameerika Ühendriikidel on siin kolmekihiline kosmosele keskenduv õhutõrjesüsteem, mis on maailmas ainulaadne. Satelliidid, radarid ja raadoomid loovad varajase hoiatuse süsteemi, mis võimaldab Ameerika Ühendriikidel esimesena teada saada Iraani raketistartidest peaaegu kohe pärast seda, kui Iraan otsustab raketi välja lasta. See võimaldab Ameerika Ühendriikidel vältida vägede saatmist Iraani enne täielikku valmisolekut, selgitas endine kosmosevägede liige Bree Fram. See ei ole massiline jalaväeüksus, vaid tipptasemel tehnoloogial ja teadmistel põhinev vägi, ütleb Fram ajalehele The New York Post. Need tegurid teevad meist maailma võimekaima jõu ja hoiavad ameeriklased ohus eemal. Nad täidavad kõige raskemaid ja riskantsemaid ülesandeid, mida palume. USA'l on maa orbiidil väga tugev positsioon. Kõrgel positsioonil olemine annab sõjas eelise. See annab hea nähtavuse lahinguväljal ja kaitstava positsiooni, sundides vaenlast rohkem pingutama territooriumi hõivamiseks. See uus kõrgpositsiooni vorm muudab kõik. USA ei näe mitte ainult suure künka ümbrust. USA näeb oma satelliitidega kogu Iraani alati. Ja mis puudutab Iraani vajadust rohkem pingutada, et kõrgemat positsiooni saavutada, siis see polegi laguneva Teherani režiimi jaoks isegi võimalus. See on toonud droonide raketid kosmosesõtta, kuid ei saa midagi teha satelliitide vastu, mida USA kasutab kogu nende strateegia purustamiseks. Mõju Iraanile ütleb sulle kõik, mida pead teadma USA kosmosetehnoloogia tõhususe kohta. Pika sõja ajakirja andmetel tulistas Iraan 4. märtsiks Lähis-Idas üle 500 ballistilise raketi sõjaväe ja tsiviilobjektide pihta. On ekslik väita, et ükski Iraani rakett pole sihtmärki tabanud, kuid 2. märtsiks oli Iraani rünnakutes hukkunud 6 ja haavata saanud 18 USA sõjaväelast. Madal ohvrite arv näitab, et enamik Iraani rakette ei taba sihtmärke, kuna kõrgel taevas olevad soojusotsinguga satelliidid, mida ei näe, on üks peamisi põhjuseid. BBC andmetel väidavad Iisraeli kaitsejõud, et operatsioonide Operation Epic Fury ja Operation Roaring Line algusest on hävitatud 70% Iraani ballistilistest raketi väljatulistamistest. Paljud sihtmärgid oleks operatsioonide alguses juba teada ja sihitud olnud.
Kuid nüüd, kui Iraan on üle läinud strateegiale lasta väike arv rakette üksikutest paikadest, avastatakse hävitatavad raketiheitjad sageli Ameerika Ühendriikide kosmosevahendite abil. Iga Iraani raketistart on suur risk. Iraan saadab iga raketistardiga tugeva signaali. Nagu mainisime, on Iraanil nüüd vaid üksikud raketistardid. See on Iraani režiimi jaoks taas suur probleem. See režiim on aastaid valmistunud sõjaks tõenäoliselt Iisraeliga, aga võib-olla ka USA-ga. BBC andmetel hõlmas see ettevalmistus ballistiliste rakettide varu koondamist, mille suuruseks peetakse enam kui 2000. Iraani sõjastrateegia oli ballistiliste rakettide ja droonidega vaenlase õhutõrje ülekoormamine, et need jõuaks sihtmärgini, tekitaks kahju ja heidutaks vaenlast edasistest rünnakutest. Sõja hind Iraani vastu oli riigi doktriini keskmes ning raketid süsteemi tugisammas. Iraanil on suured raketivarud, kuid USA satelliitide abil tuvastatakse ja hävitatakse Iraani rakettide stardipaigad, mistõttu külastusstrateegia on peaaegu kadunud. Iraan püüab näidata, et operatsioon Epic Fury läheb maksma rohkem, kui see väärt on. Väiksemad rünnakud USA baasidele teistes Pärsia lahe riikides teenivad Iraani eesmärki tõsta sõja majanduslikke ja poliitilisi kulusid, tirides need riigid vastu nende tahtmist konflikti, milles nad ei soovi osaleda. Strateegia oleks Iraanile tugevam, kui ta saaks raketid välja lasta algses mahus enne USA satelliitide kasutuselevõttu. Iraan peab nüüd raketilaskmisi hajutama, mitte korraga massiliselt tulistama. Al Jazeera andmetel näeme seda ka Araabia Ühendemiraatidest tulevates arvudes. Operatsiooni Epic Fury esimese 24 tunni jooksul tulistas Iraan välja kokku 167 tiib- ja ballistilist raketti ning 541 drooni. 15. päevaks langes see 4 raketi ja 6 droonini. Iisraelis näeme midagi sarnast. Sõja esimestel päevadel saatis Iraan teele umbes 100 laskekeha, nüüd on see arv langenud ühekohaliseks. Kosmoseväe ressursid polnud ainus põhjus. Soojusjälgimissatelliidid on sundinud Iraani raketirünnakutes strateegilisem olema, sest need tuvastatakse juba stardil ja ebaõnnestumise tõenäosus on suur. Tehnoloogia on sisuliselt nurjanud Iraani soovitud sõjapidamisviisi, ulatudes kaugemale satelliitidest, mis tuvastavad raketistardid. Tehisintellekt ja kübertehnikad on Iraani lähenemist halvendanud. Aga enne kui me sügavamale läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Nüüd on hea aeg tellida, kui sa pole veel seda teinud. Enne 28. veebruari USA ja Iisraeli raketi- ja pommitormi Iraani vastu nõrgestati Iraani toetavat infrastruktuuri küber- ja kosmoseoperatsioonidega. Need mittekinetilised tegevused sihtisid juhtimis-, radarite, andurite ja sidesüsteeme, et raskendada Iraani režiimil vastuse koordineerimist. Kõik juhid hävitati. Kindral Dan Kane, Ühendstaabi ülemate komitee esimees, ütles, et USA küber- ja kosmoseväe juhatus häirisid Iraani suutlikkust näha, suhelda ja reageerida, kasutades mittekinetilisi mõjusid. USA võttis Iraanilt kosmosest nägemise, muutes sõjalise infrastruktuuri, mida Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lion on sihikule võtnud veelgi haavatavamaks. See oli USA, kes viskas Iraanile liiva silma, enne kui andis sellele järjest tugevaid lööke lõua pihta. Brent David Zianik, erru läinud USA õhujõudude ohvitser ja John Hopkinsi ülikooli USA Space Force'i programmi endine professor, selgitab New York Postile. Kosmosevägi tuvastab radari asukoha ja teeb koostööd küberväe juhatusega selle segamiseks. Küberväe juhatus üritab Iraani radarit rivist välja viia. See hõlmab süsteemi infiltreerumist ja selle sulgemist või ülevõtmist. Tarkvara eemaldatakse ja arvuti muutub kasutuks. Nii et Iraan ei pea muretsema ainult sellepärast, et USA laseb oma hävitajad välja kohe, kui kosmosevägi avastab raketi stardiplatsi. Sihtmärgiks on ka radarid ja arvutid, mida kasutatakse Iraani poolt välja lastud rakettide juhtimiseks. See on halb ballistiliste rakettide väljalaskmiseks, aga Iraanil on see tõsisem, sest ka nende õhutõrjesüsteemid tulistavad rakette. Õhutõrjesüsteem, mis ei näe, ei suuda takistada USA hävitajat või pommitajat sisse sööstmast ja hävitamast järgmist sihtmärki oma pikas sihtmärkide nimekirjas. Kosmose- ja kübersõja koosmõju on tõenäoliselt põhjus, miks USA ja Iisrael olid 13. märtsiks edukalt tabanud 15 000 sihtmärki, nagu väitis USA sõjaminister Pete Hegseth. 80% Iraani kaitsevõrgustikust on rivist välja löödud, enamus juba konflikti esimese ööpäevaga, kuid osa süsteeme jäi siiski alles. Kosmosevägi tuvastas radarid. Ameerika ja Iisraeli küberväed lülitasid radarid välja, halvates Iraani õhukaitse. Vaikse sabotaaži tõttu USA operatsiooni edu saavutati, kusjuures sabotaaž
teostasid orbiidil olevad satelliidid, mitte kohapeal tegutsevad infiltraatorid. Side oli häiritud ja GPS-signaale segati, mis on samuti kaasa aidanud sellele, et Iraani raketipõhine strateegia ei saavutanud tulemusi, mida režiim lootis. Ja Iraani enda kosmoseväe juhatus on samuti olematusse kadunud. Aga selle juurde tuleme tagasi video lõpus, nii et olge meiega seni kaasas. Enne lisame segusse veidi tehisintellekti. Nagu satelliitidest, mis tuvastavad raketistarte ja radaritest veel vähe oleks, on Iraan pidanud toime tulema ka sellega, et USA kasutab tehisintellekti, vallandades tehnoloogilise hiidlaine Teherani suunas. 11. märtsil teatas NBC News, et nimetud allikad olid talle öelnud, et USA sõjavägi on kasutanud Palanteri tehisintellekti süsteeme võimalike sihtmärkide tuvastamiseks, jätkates rünnakuid Iraani vastu. Tõenäoliselt on USA kasutanud Maveni luureanalüüsi programmi, mille Palantir ehitas Anthropicu Claude'i tehisintellekti tehnoloogial. See on sama süsteem, mida USA kasutas endise Venezuela presidendi Nicolas Maduro tabamiseks korraldatud operatsioonis, ning see aitab sõjaväelastel kiiresti töödelda palju luureandmeid. Süsteem ei anna sihtmärkide valiku soovitusi. See toimib filtrina, eemaldades müra ja võimaldades USA sõjaväel kasutada ainult asjakohast luureinfot sihtmärkide valimiseks. CBS News teatab, et Pentagon hoiab täpselt saladuses, kuidas nad Iraanis tehisintellekti kasutavad, hoolimata sellest, et Hexet väidab, et soovib muuta tehisintellekti kasutamise USA sõjaväe tegevuse keskseks osaks. Erru läinud USA mereväe admiral ja nüüd Demokraatiate kaitsefondi küber- ja tehnoloogia innovatsioonikeskuse vanemdirektor Mark Montgomery avaldab, kui võimas see tehnoloogia on. Sõjavägi töötleb päevas umbes 1000 võimalikku sihtmärki ja ründab neist enamust, kusjuures järgmise rünnaku ettevalmistusaeg võib olla alla 4 tunni. Montgomery sõnul on inimene protsessis endiselt kaasatud, kuid tehisintellekt teeb ära töö, mis varem nõudis päevade pikkust analüüsi ja mastaabis, millega ükski varasem kampaania pole võrreldav. Tõsiselt, Ameerika, kosmosesõjast ei piisa. Nüüd peate operatsiooni Operation Epic Fury 2 lisama ka tehisintellekti, millest Iraan võib vaid unistada. Siin näeme, et USA on leidnud viisi sihtmärkide tuvastamiseks nii suurel kiirusel, et suudab tegelikult sammu pidada jõududega, mille ta on toonud Pärsia lahele. 10 lennukikandjatelt startivad hävituslennukid saavad nüüd ööpäevaringselt rünnata, sest USA tehisintellekt tagab pideva sihtmärkide voo. Iraan ei suuda USA-ga kosmosesõjas võistelda. Ta ei suudaks seda niikuinii, sest USA hävitas juba ammu kõik Iraani kosmosevarad. 5. märtsiks oli Iraani kosmoseväe juhatus kadunud, teatab Defense One. Kuigi see ei olnud kõige olulisem rünnak, mida USA Iraanis läbi viis, tähendab see siiski, et Iraan ei saa kasutada 13 töötavat satelliiti, millest 3 olid registreeritud Islami revolutsioonilise kaardiväe nimele ja mis olid orbiidile saadetud. Allika sõnul puuduvad Iraanil reaalsed antisatelliitvõimed. Iraan on varem seganud kommertssatelliitide signaale elektroonilise sõjapidamisega, kuid pole selge, kuivõrd see võimaldab segada sõjalisi GPS-signaale. Tõenäoliselt ei suuda Iraan eriti midagi teha. USA ja Iisrael ründasid üle 15 000 sihtmärgi ja see arv kasvab, sest Iraan ei suutnud sekkuda. Tõsiasi, et Iraanil puudub omaenda globaalne navigatsioonisatelliitide süsteem, jätab nad sõltuvaks teiste poolt välja töötatud süsteemidest. Daily Saba märgib, et sellised süsteemid on vaid USA-l, Euroopa Liidul, Hiinal ja Venemaal, kellest 2 ilmselt Iraanile abi ei anna. Hiina võib-olla aitaks, kuid sellega riskib ta USA viha esile kutsumisega. See jätab alles Venemaa, mis näib olevat kõige tõenäolisem kandidaat, kes varustab Iraani satelliitnavigatsioonitehnoloogiaga, mida tal on vaja oma rakettide ja droonide väljalaskmiseks. Venemaa on andnud Iraanile satelliidipilte, kirjutab Wall Street Journal. Kuid see kõik on üsna lihtne kraam, vähemalt võrreldes kosmosesõjaga, mille USA on valla päästnud. Kui Putin soovib USA-ga rohkem mõju, võib ta Iraani alt vedada ja tõkestada ligipääsu, jättes Iraani kosmoses ilma võimaluseta USA-le kahju teha. Kus see kõik siis Iraani jätab? Kõik, mida selle režiim praegu teha saab, on vaadata taevasse, mida ta enam ei kontrolli, ja veel kaugemale kosmosesse, kus USA on satelliidisõja juba enne selle tegelikku algust võitnud. Iraani satelliidid on kasutud, sest nende kosmoseväe juhatus on kadunud. Ameerika satelliidid tuvastavad raketid kohe ja Iraan maksab selle eest. Iraan ei saa enam pilvedes hõljuda. USA surub neid endiselt kõvasti ning võttis ära viimase, mis Iraani veel hoidis. Kas tahad teada, mis see oli? Vaata videot USA rängast löögist ja selle mõjust Iraani majandusele, kui operatsiooni Epic Fury ajal riiki iga päev pommitatakse. Kui sulle video meeldis, telli, et The Military Show videod ei jääks nägemata. Aitäh vaatamast!